Praegu on just selline aeg, kus õhtuti võiks toas mõnus küünlale kumada ja selleks on erinevaid variante. Kohe vaatame. Kindlasti on tänase saate vaatajaid ka neid salajasi naiste saate vaatajaid mehi, kes seal vaikselt telefonis scrollivad ja tegelikult piiluvad, mida head seal räägitakse. Nüüd on naistel õige aeg minna teha üks väike hommikukohv, sest et mehed, millal te viimati romantilise õhtu oma naisele tegite? Võib-olla naine on tihti õhtuti kuri, kui sa oma ilusa õlleklaasi välja võtad, sinna oma mõnusa õlle sisse valad ja naudid seda õhtul. Aga siin on väike nipp, võtke üks õhtuses sama õlleklaas, pange see laua peale, naine kindlasti arvab, et hakkate jälle õlut jooma. Võtate pulberküünla, valate sisse, panete põlema ja viite edasi selleks mõnusaks õhtusöögiks. Järgmine kord kindlasti, kui õlleklaasi välja võtate, meenub tal see ja saate oma õllet nautida edaspidi palju mõnusamalt. Mis on pulberküünal? Pulberküünal, see on tulnud vastavalt vajadusele, et pakkuda sellist alternatiivi parafiiniküünaldele, mis on teadaolevalt ei ole kõige paremate omadustega inimeste tervisele ja kõigele muule. Aga millest see üldse koostab siis? Mis vaha ta on? Pulberküünal on looduslikust toorainest tehtud. Valad selle pulbri oma valitud anumasse, torkad sisse tahi, paned selle põlema ja ongi valmis. Lihtsalt naudid puhast küünavalgust. Eriti ideaalne on pulberküünal näiteks mõnusateks õhtusöökideks. Teed hästi ilusa laua ja siis proovid sinna leida seda ideaalset küünalt. Aga milline on ideaalne küünal? See peab sobima täpselt sinu interiori. Näiteks võtan siit laua pealt vanaema pärandiga kruusi, mis võib-olla iga päev ei raatsigi seda nii-öelda kohvi siit seest juua, aga sa teed sellest sellise imeilusa küünla, see ei riku seda anumat. Sa teed küünla ära, pärast paned selle kappi tagasi, saad seda kasutada milleks iganes. Ja neid võimalusi on tuhandeid. Aga kui kaua põleb see näiteks üks tassi täis? Üks tassi täis? Kui suur on su tass? Et see ongi, et arvestus on umbes olenevalt toatemperatuurist natukene mõjutab, on 4 grammi tunnis. Et see on äärmiselt vähe ja siis sellest nagu arvutatult tulebki tegelikult see küünal äärmiselt odav osta võrreldes teiste disainküünaldega, mida sa kasutad, millel jääb ümberis järgi, millega ei ole mitte midagi pärast enam teha. Ostad kauni küünla äärmiselt kalli raha eest poest, aga põleb siin ära, aga pärast võib-olla saad siin hoopis pulberküünla asemele valada sisse. No mulle näiteks väga meeldivad lõhnaküünlad, et kas saab mingi lõhnaga küünlaga teha? Need, kes armastavad lõhnaga küünlaid, nendel on see ka eriti hea variant, sest sa saad väga tihti oma seda lõhna vahetada. Tihti tüütab üks pikk lõhnaküünal ära, aga meil sa võtad eeterlikku õli, tilgutad seda sinna tahi ümber, kus on sulanud osa ja sealt see hakkab siis eritama seda eeterlikku õli. Kust teid võib leida ja kas on mõni hea sooduspakkumine ka buduaaritaridele? Meid võib leida mitmest jaeketist, kuid kõige lihtsam on minna meie kodulehele www.pulberküünal.ee ja sealt leiate eriti hea pakkumise kõikidele buduaari saate vaatajatele, kaasa arvatud teie mehed. Meil on seal mõnusasti suur 500-tunnine pulberküünal, mis muidu maksab 41 eurot, praegu 29,90. Miks suur? Sest sellest saad sa teha 10 või enam ilusat küünalt enda lauale või mõnusaks romantiliseks õhtuks. Miks mitte täita oma vannituba küünaldega, panna sinna valmis oma naisele mõnus vahuvann ja elu läheb palju ilusamaks.